Tere jälle! Mina olen jätkuvalt Janek, kodulehe avalikeesinemine.net autor ja avaliku esinemise koolitaja. Millest me täna räägime? Täna räägime esinemishirmust ja räägime eelkõige kahest peamisest esinemishirmu põhjustajast. Hetke pärast natukene lähemalt. Alustan sellega, et kas esinemishirm on üldse midagi ebaloomulikku? Tegelikult ei ole. Ükskõik kelle käest sa küsid, enamik inimesi ütleb sulle, et nad kardavad esinemist. Kui nende käest küsida, mida nad seal juures kardavad, siis väga paljud jäävad vastuse võlgu. Nad ütlevad, esinemist kardan. Mida seal juures täpselt? Ei tea. Minu esimene tänane soovitus on sulle selline. Kui sa esinemist kardad, siis mõtle, mis on see, mida sa esinemise juures siis kardad. Mis sinus ebakindlust põhjustab? Mis on see, mis sinus ärevust tekitab? Senikaua, kuni sa ei suuda seda välja mõelda, ei oska sa oma esinemishirmu põhjustega ju ka tegeleda. Esinemishirm on täiesti loomulik ja sul ei ole mõtet selle pärast mingit pidi küll häbeneda. Ka mina kardan esinemist. Mitte küll niimoodi, et enne esinemist ma mingit pidi kokku kukun või niimoodi, vaid iga kord enne esinemist ma tunnen enda sees kergelt kriipuvat tunnet aga ma tean ka, et see on täiesti loomulik ja ma tean, et kuivõrd ma olen ette valmistanud, siis ei ole mitte mingist põhjust, miks ma peaksin ebaõnnestuma. Esimesed 2-3 lauset ja ma tean, et kõik läheb nii, nagu ma olen ette valmistanud. Nüüd aga 2 peamist esinemishirmu põhjustajat. Kui sa lähed minu kodulehele, siis näed sa seal ühte küsitlust ja kui sa vaatad nende küsitluste tulemusi, siis sa näed, milliste vastuste poolt on kõige rohkem hääli antud. Sealt näed sa ka, et 28% inimesi kardab ebaõnnestuda. Ja teisel kohal 23%-ga kardetakse olla tähelepanu keskpunktis, ehk siis seda, et nad vaatavad mind. Täna räägingi sulle siis sellest, mida sa nende 2 esinemishirmu põhjustajaga peale võiksid hakata. Alustame siis sellest, et kardetakse ebaõnnestuda. Minu küsimus on sulle selline, et kui sa vähegi oled ette valmistunud, miks sa peaksid ebaõnnestuma? Ei tundu ju mitte mingisugust põhjust sellel olevat. See on ju sarnane tööl käimisega. Kui sa 6 aega tööl oled käinud, puudunud ei ole, tööd oled ka korralikult teinud, siis sa ju palka saad. Kas võib olla niimoodi, et kui sinu palgapäev on 5. kuupäeval igal kuul, et sa 3. kuupäeval mõtled, et aga mis siis saab, kui ma ei saa palka? Aga mis siis saab, kui ma ei saa palka? Tundub täiesti ebaloomulik mõte olevat, eks? Täpselt sama kehtib ju ka avaliku esinemise puhul. Kui sa korralikult teed, ehk siis valmistad ennast ette, siis mis on sinu palk? See on hea ja korralik esinemine. Et ei ole mitte mingisugust põhjust, miks sa peaksid ebaõnnestuma. Kui sa mõtled läbi kõik tekkida võivad probleemid, paned neile lahendused valmis, analüüsid auditooriumi ja mõtled, mis on see kasu, mida sa neile pakkuda saad, siis teed sa ju hästi oma tööd ja saad ka hästi palka. Oluline on siinkohal ka meeles pidada seda, et publik ei taha näha sinu ebaõnnestumist. Publik tahab näha sinu edu. Kui sa mind ei usu, siis mõtle sellele. Kas oled kunagi läinud mingisugusele koolitusele või mingisugusesse loengusse selle mõttega, et ma loodan, et mul aetakse see 4 tundi täielikku jama. Ma loodan, et see esineja raiskab minu aega ja ma loodan, et mul on seal igav. Oled sa kunagi niimoodi mõelnud? Ilmselt mitte, eks. See ongi põhjus, miks publik tahab näha sinu edu, sest mida paremini läheb sinul esinejana siin ees, seda paremini läheb ju neil seal ka kuulajatena. Ja veel kord, kui sa oled välja uurinud, millist kasu publik sinust saada loodab ja oskad neile seda ka pakkuda, siis ei ole mitte mingisugust põhjust, miks sa neile kasu ei peaks tooma, miks sa neile midagi huvitavat ei peaks rääkima. See on kõik muidugi ettevalmistuse küsimus. Nii et selle teema kokkuvõtteks, ebaõnnestumise kartus on üsna ebareaalne. Ei ole põhjust, miks sa peaksid ebaõnnestuma, kui sa oled vähegi ette valmistanud. Teine põhjus, millest me rääkisime, on see, et kardetakse olla tähelepanu keskpunktis, ehk siis nad vaatavad mind mure. Minu küsimus on nüüd jälle selline. Esiteks, keda nad siis vaatama peaksid, kui sina oled siin ees esinemas? Kas nad peaksid vaatama oma pinginaabrit, kedagi seal väljas,
keda nad vaatama peaksid. Järgmine asi, mis ma sulle ütlen, on see, et sind vaadatakse, see on ju tegelikult kompliment. Järelikult teed sa oma tööd hästi, järelikult pakud sa veel piisavalt huvi. Sulle peaks palju suuremat muret valmistama see, kui sind ei vaadata. Kui inimesed tegelevad oma asjadega, tegelevad telefonidega, tegelevad arvutitega, loevad mingeid materjale või lihtsalt magavad. See peaks olla muret valmistama, sest järelikult teed sa midagi valesti, teed midagi sellist, mis publikule huvi ei paku. Nii et veel kord, see, et sind vaadatakse, see on kompliment, sellest tunne rõõmu. Tänase videoklipi kokkuvõtteks ütlen sulle veel kord. Esinemishirm on täiesti loomulik, sa ei pea seda häbenema. Peaaegu kõik inimesed kardavad esinemist. Nii et sinu eesmärk ei ole mitte vabaneda täiesti sellest esinemishirmust, vaid sinu eesmärk on selgitada, mis sinu hirmu tekitab ja kuidas sellega tegeleda. Kui sa kardad ebaõnnestuda, siis mõtle sellele nii, et kui ma korralikult ette valmistan, teen tööd, siis ma saan ka palka ja palgaks on hea esinemine. Kui sinu mureks on, et mind vaadatakse, siis mõtle sellele nii, et see on ju kompliment. Mind vaadatakse, järelikult teen ma oma tööd hästi. Järelikult on kõik korras. Kõige selle kohta, mida ma rääkisin sulle praegult ja kõikide muude toredate avaliku esinemise teemade kohta, leiad sa lisainfot minu kodulehelt. Minu koduleht on aadressil www.avalikesinemine.net. Külasta seda julgelt, külasta blogi, kirjuta ja räägi kaasa. Kohtume järgmisel korral.